Tere! Olen Elsellis mahepõllumajanduse konsulent ja mind on täna palutud ekraani ette, et tutvustada teile maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid. Lühemalt HPK nõuded on osa tingimuslikkuse komplektist ja tingimuslikkuse nõuetes on alates 2025. aastast 3 osapoolt. Lisandus sotsiaalne tingimuslikkus, mis on Tööinspektsiooni pärusmaa. HPK nõuete kõrval on veel kohustuslikud majandamisnõuded. 2025. aastal valmis ka kohustuslikke majandamisnõudeid tutvustab videoloeng. Selles loengus keskendume HPK nõuetele. HPK nõuded, nagu kõrval olevat skeemilt näha, keskenduvad keskkonnale, kliimamuutustele ja maa heas põllumajandusseisundis hoidmisele. HPK nõuded on seotud pindala ja loomatoetuste taotlemisega ja kui me selle videoloenguga edasi läheme, siis on näha, et mõned neist on meile siiski ka teistel põhjustel kohustuslikud, aga enamus neist nõuetest on niisugused, et kui pindala ja loomatoetusi ei taotle PRIA-st, siis neid nõudeid täita vaja ei ole. HPK nõuded põhimõtteliselt suunavad põllumeest säästma elukeskkonda, suurendama elurikkust ja mõnel juhul ka hoidma põllumajandusmaad heas korras, nii et kui tekib tarvidus, siis oleks seda maad võimalik väikeste kulutustega taaskasutusele võtta. HPK nõuded on vägagi tugevalt seotud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavaga. Käesolev ÜPP strateegiakava on mõeldud aastateks 2023 kuni 2027. Nõuded on meil aga kohustusena võetud mõned 5-aastaseks perioodiks ja kui 2027. aasta mööda saab, siis need kestavad kohustusperioodi lõpuni. Aga aasta 2027 on siis see, kus on teada, et alates järgnevast aastast peaks neid HPK nõudeid või neid tutvustavaid juhendmaterjale hoolikamalt vaatama, et mis on muutunud ja mis vanadest nõuetest on alles jäänud. HPK nõudeid tutvustatakse erinevates juhendmaterjalides, need on PRIA kodulehel, Maeklubi kodulehel ja on ka eraldi määrus, maaeluministri määrus. HPK nõuetest esimene on püsirohumaade säilitamise nõue ja praegusel perioodil on kokku lepitud, et põllumajandustootja säilitab oma püsirohumaa pindala. Eesti riik ise on võtnud kohustuse, et võrreldes 2018. aastaga ei kahane meie püsirohumaade arv riigi tasandil rohkem kui 5%. Põllumehe jaoks on püsirohumaade nõue tõenäoliselt mälus veel seoses rohestamise toetusega, mis meil oli eelmisel eelarveperioodil, kuid täna aastal 2025 on püsirohumaade ülesarimise keeld seotud kõikide pindala- ja loomatoetustega, ehk siis nõude rikkumisel on rahaline negatiivne mõju põllumajandustootjale suurem. Püsirohumaid on võimalik asendada, kuid sel juhul peab siis olema asendamiseks nii-öelda täpselt sama suur paik, sama suur põllumaa, mis läheb üle püsirohumaaks täpselt asendamise aastal ja siis võib kuskil mujal mõne teise külvikorda paremini sobituva püsirohumaa üles harida, aga peab jälgima pindalasid, et nad oleks sama suured. Veel kord, praegu 2025. aastal on reeglid ja nõuded niisugused. Üldjuhul saab püsirohumaid uuendada ka praegu, selleks tuleb kasutada heintaimede segu ja vahel mõned põllumajandustootjad, eriti loomakasvatajad, on sellises olukorras, kus nad ei tahaks oma püsirohumaa kohustust suurendada, ehk et nad ei taha, et põld läheb püsirohumaaks ja siis on selline võimalus, et nad saavad sinna külvata puhaskultuuri, heintaimede puhaskultuuri ja siis püsirohumaaks ülemineku mõttes rohumaa vanuse lugemine hakkab otsast peale, aga kui sama tootja nüüd vaatab mahetoetuse poole, siis mahetoetuse kontekstis loetakse niisugune punase ristiku rohumaa, puhaskultuur ikkagi rohumaa aastaks ja 4. aastal enam sellise rohumaa eest
mahetoetust ei maksta. Püsirohumaid on meil mitmeid liiki. Üks rangemate reeglitega on tagasi rajatud püsirohumaa ehk TAR. Need esinevad sellistes olukordades, kus mingil põhjusel on üles haritud püsirohumaa aastal, kui seda ei tohtinud teha, ja siis on rajatud kuskile tagasi selle ülesharimise kompensatsiooniks püsirohumaa ja vot see tagasi rajatud püsirohumaa peab selle koha peal olema, kus ta kord on tehtud, nii kaua, kuni tema vanus on sobiv, et ta läheb üle tavaliseks püsirohumaaks, ehk seal siis peab olema 6-aastane rohumaa. Lisaks TAR-ile on veel väärtuslikud püsirohumaad, keskkonnatundlikud püsirohumaad ja pärandniidud. Ühtegi neist ei tohi üles harida ja keskkonnatundlikel püsirohumaadel on oma HPK nõue selle videoloengu lõpus, HPK 9. HPK 2 puudutab turvasmuldasid ja turvasmuldadel asuvaid põldusid. Turvasmulla kaardikiht on PRIA veebikaardil kenasti näha, selline pruun turbavärvi ja turvasmullaga põllumajandusmaad ei ole lubatud künda ega freesida, seda kamarat seal kahjustada ja turvasmullaga põllumajandusmaaks alates 2025. aastaks loetakse põld, millel on turvasmulla osatähtsus vähemalt 65%. Turvasmullaga põllumaad saab siis uuendada pealtharimise teel. Turvasmullaga põllumajandusmaadega samas HPK 2 nõude juures on kuivendamata märgalasid puudutav nõue. Kuivendamata märgalade leidmine on PRIA veebikaardilt raske, et peab valima pärandniitude kihi ja siis pärandniidu tüübi järgi saab aru, kas tegemist on kuivendamata märgalaga või mitte. HPK 2 nõue 2 puudutab maaparandussüsteemide rajamist ja võib-olla on mõistlik endaga kokku leppida, et kui sellega tegelema hakata, siis igal juhul ametnike ja konsulentidega enne suhelda, et ei läheks asjad valesti. HPK 2.2 nõude sisu on see, et kuivendatud turvasmuldasid me enam rohkem ei kuivendaks, tihedamalt drenaaži ei paneks või tahame üle ujutada, siis sellele otseseid takistusi ei ole, aga seda peab samuti targalt tegema. HPK 3 on väga vana nõue ja käsitleb kuluheina ja põhu põletamise keeldu põllumajandusmaal. Lühidalt öeldes sellised tulelondid, kus põllule jäänud põhk pannakse põlema, on jäänud kaugesse ajalukku ja tänapäeva Eestis seda ei tohiks olla, välja arvatud siis mõned erandkorrad, kus see on vaja siis haiguste tõrjeks või liigikaitse eesmärgil. Mõlemal juhul siis vastama ametkonnaga kooskõlastatult ja see peaks olema siis pigem erandlik. Okste põletamine on lubatud, seda võib põletada, aga statsionaarset lõkkekohta ei tohi põllumajandusmaal olla. Viljapuuaedades võib tekkida see vajadus okste põletamiseks. HPK 4 käsitleb veekaitse puhverribasid ja veekaitse puhverribad on erineva laiusega. Nad üldjuhul kattuvad veekaitsevööndiga ja puhverriba puhul siis on majandustegevus lubatud, aga on keelatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine. Ikka kõik eesmärgiga, et taimede toitained ei satuks meie vooluveekogudesse ja sealtkaudu järvedesse ja merre. Puhverriba laius on 1 meeter vaikimisi, et kui maapinnal näed kraavi, siis kraavi kaldast 1 meeter on kindlasti see koht, kuhu taimekaitsevahendit ja väetist ei pane. Kui see kraav on mäe nõlva peal, et kalle on suurem kui 10%, siis on ka see veekaitse puhverriba laiem kui 1 meeter. Ja siin nüüd peab arvestama sellega, et ei mõelda seda, et kas see põlluäärse kraavi või põllu sees oleva kraavi kallas on järsk, vaid ikka seda, et kas vesi selles kraavis voolab alla üle 10
kaldega maapinnal. Samuti on 10 meetrit veekaitse puhverriba jõe, oja ja kanali puhul ja suure valgalaga peakraavi ja maaparandussüsteemi avatud eesvoolu korral. Millal on tegemist jõe, oja, kanali ja nii edasi objektiga, see info tuleb Eesti Looduse infosüsteemist. Sellel slaidil on toodud näide PRIA veebikaardilt, kus vasakpoolsel pildil on veekaitse puhverriba heledalt kujutatud ja paremal siis veekaitsevöönd koos puhverribaga. On siis vaja teada, et veekaitsevööndis kaardil siis selle punase ala piires on igasugune majandustegevus keelatud. Sinna ei saa külvata, seal ei saa vilja toota. Lubatud on loomade karjatamine ja niitmine, võsa eemaldamine ka, et kraavi hea seisund säiliks. Aga veekaitse puhverribal on majandustegevus iseenesest lubatud. Ei ole lubatud ainult siis väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine sellel ribal. Järgmine nõuete rühm HPK5 puudutab Eestimaa mägiseid alasid, kus nõlvakalle on üle 10% ja HPK nõue iseenesest on mõeldud veeerosiooni vältimiseks ehk selleks, et vihmavesi ja lumesulavesi ei võtaks kaasa viljakat mulda ja ei tooks seda mäeharjalt sinna alla orgu, aga midagi ei ole teha. Eestis on niisuguseid alasid, kus põllumehe ainsad maad asuvad kuppelmaastikus ja kuidas siis talle öelda, et sina nüüd küll viljakasvatusega ei tegele, kui on teada, et sellest talus ikkagi seda majandussuunda on viljeletud. HPK5 nõuded on niisugused, et üle 10% kaldega aladel tuleb mulda harida risti kallakuga, on soovitav sinna rajada püsirohumaa ja võib-olla siis tegeleda loomakasvatusega, et see rohukamar seal takistaks aastaringselt võimalikku erosiooni või kasvatada siis külvi korras rohkematel aastatel heintaimi ja üksikutel aastatel siis allakülviga teraviljakultuure või kasutada minimeeritud mullaharimise meetodeid või siis rajada kaitseribasid nõlvadele ja veekogude kallastele, et takistada seda viljaka pinnase jõudmist sinna, kus tema koht ei ole, vaid ta jääks ikkagi sinna põllule, kus põllumehel temast rohkem kasu on. Nende nõuete nagu uisapäisa jälgimisel ja mulla harimisel risti kallakuga ei tohi unustada tööohutust. Kui ikkagi on ohtlik, siis oma elu kaalule pannes ei peaks seal traktoris kõõluma, vaid tuleb valida ohutu tee. Et konsulentide murelikuks, et me väga kergekäeliselt ütleme seda, et mulla harimine risti kallakuga on soovitav, samas on see ohtlik. Et mägede inimestel peab olema tarkust oma mägiseid põldusid harida. Üks näide PRIA veebikaardilt üle 10% kaldega aladest põllumaal, et siin selle foto keskel on kollasega tähistatud heledal taustal üks niisugune põllumaa, mitte püsirohumaa, kus siis selline üle 10-kraadine kallak on ja nagu näete, et siis sellel alal siin tegelikult on neid üle 10-kraadise kallakuga kohti veel. Ka see teine ala on tegelikult põllumaa, kus siis aeg-ajalt külvatakse. Et kui põllu ajalugu vaatasin, siis domineerivad olid rohumaa-kultuurid, aga siiski on ka teravilja aastad olnud vahel ja just täpselt nii, nagu enne kõneldud sai, et see teravilja aasta oli alla külviga. HPK6 puudutab talvist taimkatet ja siin on ka võrreldes eelmise Euroopa Liidu eelarveperioodiga muudatus sees, et varem puudutas see ka niisuguseid nii-öelda Mägi-Eesti alasid, kus erosiooni oht oli suurem, et seal oli meil varem ka selline talvise taimkatte nõue, aga siis läksid püsirohumaad ka arvesse selle talvise taimkatte nõude täitmisel. Alates 2023. aastast enam mitte, et talvine taimkatte peab olema 50% ettevõtte põllumaast. Talviseks taimkatteks sobib
kõik see, mis on jäänud pärast saagi koristamist maha, kõrretüü, köögivilja, kultuuride koristamise järel jäänud juurikad, peaasi, et seda põllukamarat või seda saagi koristamisel jäänud kamarat ei ole põllutööriistadega segi küntud, et see peab jääma nii, nagu ta pärast saagi koristamist jäi. Kui ettevõttes on köögivilja, kartuli, puuvilja kasvatamise suund, siis on talvise taimkatte nõue veidi väiksem. Talvine taimkatte peab olema põllul 1. novembrist kuni 31. märtsini, ehk siis kui ta on külvatud, siis 1. novembril peab ta toimima. Kui külv ebaõnnestus, siis tuleb midagi välja mõelda, kuidas seda nõuet talve jooksul täita. Loota, et püsirohumaad aitavad nõuet täita sellel perioodil ei saa, et on mõeldud ikkagi ainult sellele, kuidas erosiooni vältida haritaval maal. HPK 7 on külvikorra nõue ja on mahetootjatele võib-olla kergesti vastuvõetav, samas tavatootjatel võib siin tekkida probleeme, sellepärast et nad on harjunud, et kui keskkonnasõbraliku majandamise toetust ei võta, siis külva kuidas tahad. Nüüd paraku on nii, et mis tahes pindala ja loomatoetust küsid, siis pead jälgima külvikorra nõuet. Iseenesest on see sõnastatud suhteliselt arukalt, enam ei pea hindama, kas 60 või 70 või 80% või 2/3 on mingi ühe kultuuri all ja mingi siis samaväärne osa või väiksem osa teise kultuuri all. Et praegu on asi hästi lihtsalt sõnastatud. Poolel põllumaal peab iga aasta olema erinev kultuur ja ühtegi põhikultuuri ei tohi kasvatada kauem kui 3 järjestikust aastat. Seda juhul, kui ei kasvatata vahekultuure, kui kasutatakse vahekultuure, siis on võimalik, et need proportsioonid saavad natukene paigast ära minna ja sama kultuuri saab kasvatada kauem, aga kui on selline põllumajandusettevõte, mis vahekultuure ei külva ja neid ei kasvata, siis poolel põllumaast peab igal aastal kasvama uus kultuur. Külvikorra nõue peaks alla suruma taimehaiguste ja parasiitide esinemissagedust ja seda viisi olema loodusele ja keskkonnale kasulik. Külvikorra nõuet ei rakendata rohumakultuuridele, täiesti arusaadav, et ei ole vajadust seal igal aastal uus rohumakultuur külvata söötis ja mustkesas olevale maale. Ja nõudest on vabastatud väikesed põllumajandustootjad, et kellel selline mitme kultuuri kasvatamine ei pruugi olla majanduslikult otstarbekas ja ka mahetootmises on tegelikult oma sisemised nõuded külvikorrale. Külvikord on mahetootmises väga-väga oluline, aga HPK 7 nõude kohaselt siis mahetootjad on sellest vabastatud. Aga see ei ole nii, et siis mahetootjad külvavad nii 3, 4, 5 aastat jäljest sama kultuuri, vaid pigem on see ikkagi sellel eeldusel, et mahetootjad peavad külvikorrast ja kultuuride vaheldumisest nagunii lugu. HPK 8, et pikalt öeldes tootmisega mitte seotud objektide säilitamine elurikkuse suurendamise eesmärgil, lühemalt öeldes ja põllumeeste keeles maastikuelementide säilitamise nõue. Siin on mõned muutused. Kõige toredam muutus on see, et põllusaar võib nüüd olla ka põllumaa servas, näiteks, et kui põllu teepoolses servas on selline tore puudetukk, mis sobib põllusaareks, siis nüüd põllumees ei pea enam ponnistama läbi pusida sealt põllusaare ja maantee vahelt, vaid see puudetukk loetaksegi põllusaareks. Põllusaare miinimumsuurus on 0,01 hektarit ja päris laia laant ei saa me põllusaarena kirja anda, et teeme talle kaerapõllutriibu ümber, et kõige ülemine piir on siis põllusaarel 0,5 hektarit. Põllusaar on loodusliku taimkattega ja kui vanemad tegijad mäletavad seda olukorda, kus oli mure sellega, kui tuli torm ja murdis põllusaarelt mingi puu,
siis see oli väike draama, sellepärast et seda ei tohtinud juhtuda. Nüüd on olukord parem. Põllusaar on loodusliku taimekattega. Väiketootjal võib vahel olla oluline teha sellelt põllusaarelt endale küttepuid, siis peab jälgima, et ei teeks kogu seda platsi korraga lagedaks, et looduslik taimestik, põõsad, puud, kivid sinna ikkagi alles jääksid seda maastikukujundust säilitama ja elusloodusele elupaika pakkuma. Põllusaar peab olema selgesti eristatav põllumaast ja põllusaartega on niisugune lugu, et need sobivad ainult põllu peale. Kui põllust saab püsirohumaa, siis see sama põllusaar enam ei ole põllusaar. Sellel slaidil on siis joonisel näha, kuidas 3 aasta vanusel rohumaal, et siin kaardikihi peal on näha igal pool 2 aastat, aga see tähendab, et möödunud aastal oli see rohumaa 2 aasta vanune, tänavu on 3 aasta vanune, kui seal on 3 maad, siis on rohumaa vanus on sellel põllul praegusel vaatamise hetkel 4 aastat ja sinise piirjoonega on siis näidatud püsirohumaa, kus siis põllusaar, mis võis olla varem ka põllusaarena vormistatud, aga kui sellest rohumaast sai püsirohumaa, siis see põllusaar joonistatakse põllumassiivist välja. Küll näete, et siin sellel samal sinisega tähistatud alal on oma maastikuelement olemas, et see on siis puuderida ja T-servas ja see siis võib olla ka püsirohumaa servas ja on siin kenasti maastikuelemendina olemas. Aga põllusaar läks maastikuelemendina püsirohumaalt ära. Järgmine maastikuelement on metsasiil, selline tore sõna, et see on siis vähemalt 20 meetri pikkune ja kuni 30 meetri laiune metsaviirg põllumaastikus, koosneb seal taimkatte, looduslik taimkatte põõsastest puudest, valdavalt puittaimedest ja jällegi selle metsasiilu looduslik ilme peaks säilima ja kui ta on üle 30 meetri laiune, siis see osa temast maastikuelemendiks ei sobi, samuti liiga lühike. Metsasiil ei ole maastikuelemendiks sobiv. Maastikuelemendina läheb kirja põllumaa sees või servas ja püsirohumaa või püsikultuuride servas olev puuderida. Puuderida peab olema selgesti eristatav ja puuderida läheb arvesse ka siis, kui puud selles reas on istutatud ja nad on noored alles, aga nagu oluline tingimus on, et selle rea peal peab puittaimi olema 20 meetri kohta. Enam-vähem 3 puud, rohkem võib olla, aga vähemalt 3 puud peaks seal olema. Et väikesed puud siis lähevad ka arvesse, kui teil on plaanis puuderida oma põlluserva istutada, siis saate selle istutustöö ära teha ja talve jooksul maastikuelemendi kenasti PRIA-le kirja anda. Kuna taevaste kanalite fotolt suurt midagi näha ei ole teie istutustöös, siis peate kirjutama ka, et istutasite sinna puid. Järgmine maastikuelement on hekk. Hekk on samamoodi kas põllumaa sees või põllumaa ümber ja püsirohumaa ääres olev maastikuelement, võib olla siis ka püsikultuuride põllu ääres, viljapuuaia ääres. Ta peab olema selgesti eristatav muust maastikust, vähemalt 20 meetri pikkune, vähemalt 0,01 hektari suurune ja hekk ei saa olla lõputu lai ehk olla pool metsasiilu, et ta võib siis olla maksimaalselt 10 meetri laiune ja hekiga on nagu puudereagagi, kui te rajate selle noore heki, siis saate ise selle oma istutustööga kohe maastikuelemendina põllumassiivide muudatuse rakenduse kaudu e-PRIA-s üles anda. Heki sees võivad olla augud kuni 4 meetri pikkused, päris punktiirse hekk siis olla ei saa seal põlluservas. Järgmine maastikuelement on kraav. Kraavide kohta ka kipub olema see lugu, et vahel kasvab kraavi peale võsa ja kui võsal lasta laiutada, siis kraav kokku läheb laiemaks kui 12 meetrit ja siis ta enam maastikuelemendiks ei sobi. Kraav võib olla põllumajandusmaa sees ja ääres ja kui ka metsaservas, aga siis peab see põllupoolne serv olema ikkagi selgelt äratuntav, et tegemist on kraaviga. Siin on üks näide ühest turvas mullal asuvast põllumajandusmaast, mis iseenesest on püsirohumaa ja nagu näete, siis osa
kraave on arvestatud püsirohumaa sekka, et need on siin näha rohelistena, need, mis on maastikuelemendid ja seal siis selle kraavi kallastel kasvavate põõsaste ja puittaimede ja selle riba laius kokku ei ole üle 12 meetri, aga PRIA on välja joonistanud kõik need kohad, kus kraavi kaldal olevad puittaimed on siis hakanud laiutama ja kõik selle moodustise laius on suurem kui 12 meetrit. Järgmine maastikuelement on puhastuslodu ja setebassein, mitte iga puhastuslodu ega setebassein ei ole maastikuelement, vaid need on seotud siis Euroopa Liidu varasemate toetustega, mis on siis antud põllumajandustootjale. Kiviaed, vahet pole, kas toetusega rajatud või ilma toetuseta rajatud, on maastikuelement. Üks õige kiviaed on vähemalt 30 sentimeetrit lai ja vähemalt pool meetrit kõrge. Ja kiviaed võib olla põllumajandusmaa keskel ja põllumajandusmaa ümber, et on väga hea elurikkuse tootja. Ja meie kultuurilooga ja eestlaseks olemisega on üksikutest suurtest kividest, puudest, allikatest lugupidamine. Et arvata on, et küllap eestlased hoiaksid ilma selle HPK 8.1 nõudeta ka sellised silmapaistvad looduse sümbolid alles, aga ju siis on turvaline, kui nad on meil ka kohustus neid alles hoida. Sama lugu järgneva maastikuelemendiga, mis siis on matusepaik, muistne põld, lohukivi, et südame teeb soojaks, kui tänapäeva põldu hariv põllumees suudab ära tunda muistsed põllupeenrad ja need alles hoida. Ja HPK 8.1 nõue 10 siis samamoodi räägib meie põllumajanduse ajaloost ja nende jälgede alles hoidmisest. 10 maastiku elementi ongi siis HPK 8.1 nõude sisu ja nende alles hoidmine. HPK 8.2 käsitleb hekkide ja puude pügamist ja on seotud nõudega jätta lindudele alles nende pesitsemisvõimalus ja poegade üleskasvatamise ajal siis neid puid ja hekke mitte tagasi lõigata, hoolduslõikust teha või siis pügada. Kui linnud on kevadest oma osa kätte saanud, siis võib inimene minna oksakääridega ja saagidega. HPK 8.3 puudutab invasiivseid võõrliike ja selles kontekstis ainult meie karuputke võõrliike. Vahel kannatab karuputke omamaine liik natuke selle HPK 8.3 nõude all, et meie kohalik liik on Siberi karuputk, mis ei ohusta meie looduses kedagi, ta on osa meie kodumaisest liigirikkusest ja teda pole vaja tõrjuda. Et kui tekib kahtlus, et kas nüüd on koleputk või hea karuputk, siis saab Keskkonnaametiga nõu pidada, et kuidas edasi. Eesti põllumajandusmaastikel on ka teisi invasiivseid võõrliike, aga HPK 8.3 käsitleb ainult karuputke võõrliike ja teistele invasiivsetele võõrliikidele oma HPK 8 asja ei ole. Karuputke tõrjumisel on riigi poliitika ka muutumas ja järjest rohkem läheb rõhk maa kasutajale, maa omanikule ja kohalikule omavalitsusele, kes peaksid siis hakkama seda karuputke võõrliikide tegelikku tõrjet läbi viima. Võõrliigi tõrjumisega ja selle varjus ei saa mahetootja põldudel kasutada mahetootmises mitte lubatud taimekaitsevahendeid. HPK 9, sellest oli lühidalt eespool ka juttu, on keskkonnatundliku püsirohumaa ülesharimise keeld ja keskkonnatundlikke püsirohumaid on siis meil 3 liiki. See on Natura võrgustiku alal asuv püsirohumaa, mille muld on 100% ulatuses turvasmuld, pärandniit või inventeeritud väärtuslik püsirohumaa. Väärtuslike püsirohumaade inventeerimine toimub jooksvalt. See on nagu osa projektist säästa ja päästa meie niitude liigirikkust. Pärandniitu ja väärtuslikku püsirohumaad ei ole lubatud segi künda, kamarat kahjustada, randaalida ja ei ole lubatud uuendada ka pealtkülviteel. See 100% turvasmullal olev väärtuslik püsirohumaa, seal on võimalik uuendamine pealtkülviteel, nii et rohukamarat ei pöörata ümber.
ei ole maastikuelemendiga tegemist, aga sageli põllumeeste peas liigitub see rohumaariba ka maastikuelemendi alla. Tegelikult on tegemist ökoalade toetuse, lühidalt öko nõudega või võimalusega rajada elurikkuse suurendamiseks põlluserva ja põllu keskele või põllu sisse, ei pea just keskel olema, aga põllu sisse rohumaaribasid eesmärgiga siis teha sellised elusaared ja elukoridorid elurikkusele sinna sisse. Aga võib minna valesti seal see asi, et kui nende rohumaaribadega rajamisega alustada, et siis kohe ei õnnestu neid rajada selles mahus, et nad hõlmavad koos teiste maastikuelementide ja lämmastikku siduvate kultuuride ja kesadega 7% taotleja põllumaast ja siis võib juhtuda see asi, et kord rajatud rohumaariba, kui ta on ökotoetuse raames märgitud ökoalaks, siis temale külvatud rohumaa nagu vanemaks ei lähe. Aga kui ei õnnestu see ökotoetuse taotlemine, siis see rohumaariba on nagu toetuste ja rohumaa vananemise mõttes mitte midagi. Loodusele on ta ikka väärtuslik, aga põllumees võib leida ennast olukorrast, et kus see kunagi rajatud rohumaariba seal põlluservas on üle läinud püsirohumaaks ja vähemalt 2025. aastal oli taotlemise ajal küll selline seis, et seda püsirohumaaks üle läinud rohumaariba ei saanud mitte kuidagi enam ökotoetuse raames ökoalana ära märkida. Ehk on hea teada ja siis sellega arvestada, et kas teha neid jaopärast ja hoolega jälgida seda rohumaa vanust, et ei kaotaks oma väärtuslikku põllumaad, tahtes parimat loodusele, aga jättes niimoodi ennast natukene kehvemasse olukorda kui teised põllumehed. Peaks ikka olema nii, et kui on loodusele hea, siis on ka põllumehele hea. Tänan tähelepanu eest.